Tea, kas töötab ka või? Tea, kas töötab ka või? Töötab küll. Facebook jälle update'is siin omal mingit seda streamimissüsteemi ja kõik on järsku hoopis teistmoodi. Result. Suured uuendused ja muutused, nagu ikka. Veits nagu elu. Täna siis on saade nimega Laegas, kus ma siis räägin igasuguseid teadmisi ja mõtteid, mis ma olen mõelnud ja kohanud ja leidnud ja mille otsa olen komistanud ja mis on kuidagi iseseisvalt leidnud tee minu poole. Ja üks mõte, mis mul täna pool päeva mõttes oli ja siiamaani on, sest ma ei saa täpselt aru sellest, on see, et mul on siuke tunne, et need lapsed, kes siis nüüd kasvavad üles koos selle interneti ja nutiseadmete ja kõige sellega, et ma arvan, et nad võivad olla esimesed, kes on mõnes mõttes surematud. Ja mida ma mõtlen selle all on see, et praegu on olemas lehekülgi, kuhu oma andmed sisestades ja andes loa siis oma nendel lehekülgedel sinu sotsiaalmeediat skännida. Need leheküljed saavad siis ennustada seda, kuhu sa elus jõuad. Tulevikku ennustada sinu sotsiaalmeedia käitumise põhjal. Ja ega üldiselt need andmed, mis sotsiaalmeediasse me oleme kõik nagu saatnud ja üles pannud üldse interneti kasutamise andmed. Interneti ajalugu, ütleme nii. See jääb ju alatiseks kuskil alles üles. Et küsimus on selles, et kas on olemas tööriistad, mis oskavad seda analüüsida või ei ole. Et isegi kui sa kustutad oma Facebooki konto ära, siis ega need andmed jäävad alles. Tasuta lõunet veel olemas on ju. Ja andmetega käibki siis angeldamine ja majandamine. Ja siis ma hakkasingi mõtlema, et need lapsed äkki või see põlvkond, kes kasvab üles siis nagu ütleme nutimaailmas, siis nende nagu see teekond on ju algusest peale. Kui ta on väikene, siis sa panevad pilti üles ja siis kui ta hakkab ise seadmeid kasutama ja kõik, mida ta otsib internetis ja mis videosid ta vaatab ja nii edasi, et mõnes mõttes see ongi nagu inimese koopia, mis luuakse internetti. Ja see võib-olla piisavalt täpse tööriistaga on võimalik seda koopiat ka pärast nagu kuidagi nagu ka mingisuguse keha külge panna, et pani mind mõtlema kuidagi sedasi, et võib-olla need nutiajastu lapsed on selles mõttes nagu surematud, et kui nad on nagu neid seda nutimaailma, ütleme 10-20 aastat kasutanud, siis päris huvitav on ju. Päris huvitav. Sest see on ikka uskumatu, kui palju tegelikult meie kohta seda informatsiooni on, et lihtsalt ei ole neid tööriistu veel nii efektiivseid, et siis täielikku analüüsi võib-olla teha. Võib-olla on ka, ei tea. Aga vaatame, mis meil siis Laekas kirjas on. Mõtlen, kas võtame märkmikust või telefonist. Vaatame, mis see märkmikus kõigepealt on. Aga just see, et kõike, mida me ju otsime, näiteks Google'ist, see otsing näitab midagi ju meie kohta. Miks sa otsid seda? Järelikult sul on huvi selle vastu või sa oled seotud selle teemaga. Ja selle põhjal saab ju teha isiksuse nagu siukse profiili kõikide sinu sotsiaalmeedia kontode, piltide, ütlemiste põhjal, otsingute põhjal. Kõik videod, mida sa oled vaadanud, vahepeale, kas need on YouTube'is või YouPornis või kus iganes. Et nende põhjal saab ju kokku luua sellise üpris täpse nagu profiili sellest, kes on siis see indiviid. Ja võib-olla seda indiviidi, osad, kus see, nagu see idee on pärit, ma vaatasin hiljaaegu uuesti ära sellise Jaapani animatsiooni nagu Ghost in the Shell. Sellest tehti ka film hiljaaegu, seda ma ei ole näinud, aga see animatsioon on pärit 95. aastast, kui ma ei eksi.
ja on siuke ulme küberpunk. Et lähitulevik, siuksed robot-androidid ja nii edasi, et ja seal nagu arutletigi selle üle, tähendab, seal tekkis nagu siukene fenomen, kus, või tähendab, mitte fenomen, tekkis siuke asi, et arvutivõrku tekkis olend. Ja olendil oli olemas oma mõistus, oma teadus, aga tal ei olnud keha. Ja siis ta seal toimetas ringi, et kas hing vajab keha, on küsimus. Ja kas see keha peab olema siis orgaaniline. Mõnes mõttes ei pea olema. Et kui me võtamegi seda arvutisüsteemi ka ja internetti ka ju, siin mingi aeg tagasi liikusid ringi pildid, kus siis inimese aju ülesehitus sarnanes väga ka nagu siis arvutivõrkude ülesehitusele, kogu interneti ülesehitusele, et sarnanes on siuksed tuumikud kohad ja siis sealt olid need ahelad igale poole laiali. Et miks nagu mitte. Ja muidugi siis oli ka kohe võrdluseks pilt, et aga universum on ka veits nagu inimese aju. Ja võib-olla me elame ka mingi aju sees. Nagu selles filmis Men in Black või Mehed mustas oli, et esimese osa lõpp oli ikka nii lahe, et kus siis kogu meie siis teadaolev galaktika oli tegelikult ühe klaaskuuli sees ja tulnukad mängisid klaaskuulidega lihtsalt mingid lastemängijad. Aga noh, kas see omab tähtsust? Ei tea, mida see teadmine annaks. Võib-olla lihtsalt selle, et vähem muretseda. Ei ole mõtet nii palju oma pead vaevata selle üle, kui tuleb mingi koroona või mingid muud sellised sündmused. Siuke mõtlemiskoht on ju. Nii, mis mul siis siin veel kirjas on? Vaatan isegi alguse kohta. Tšau kõigile, kes on vaatama tulnud oligi. Ma olen see koroona asju kirjutanud. See on viga olnud. Segamini kõik. No mul on näiteks siuke asi kirjas, et kõigepealt mõtle andmisele ja alles siis saamisele. Et idee on ju tegelikult hästi lihtne, et kõigepealt anna, mis siis mõtle, mis sa saad selle eest. Ja seda ideed ma olen nagu hakanud juba mõnda aega ka nagu endas kandnud ja proovinud ka seda järgida, et teen midagi, pärast vaatan, kas toob midagi sisse või on sellest kasu ka või ei ole, et kuidagi nagu see tarbimiskultuur ja siukene tahan ja võtan ja saan. See ei tööta enam. Ma ei tea, võib-olla see isegi ei ole nii väga loomulik, et kõik peaksin mõtlema selle peale, et kuidas ma saan kasulik olla. Kuidas ma saan kasulik olla ja teistele midagi anda. Mis oskusi mul on, mis teadmised mul on, mida ma saan jagada. Siis jagada neid. Ma näen, et see maailm liigub küll nagu rohkem nagu sinnapoole, et ka see rahamaailm, ärimaailm ja nii edasi, et pigem inimesed hakkavadki nagu andma, mina kaasa arvatud raha neile, keda mul meeldib jälgida ja vaadata. Mitte lihtsalt nagu nii, nüüd ma ostsin televisioonipaketi, nüüd ma saan 100 miljon arvamust, 100 miljon reklaami, mingi filmi, mida ma ise ei ole valinud. Tundub nagu täiesti nagu siuke jabur minu arust, et just nagu valida seda, mida me tarbime ja ka valida seda, mida me anname. Mis mul siin veel kirjas on? See on hästi huvitav mõte. Ma ei ole sellest päris täpselt aru saanud, aga mõte on selles, et ego pole kunagi ise. Ego alati võrdleb ennast kellegiga. Ilma võrdluseta pole ego, et ego on justkui peegeldus. Ja ma arvan, et enamik meist
kui ka mitte kõik, oleme kohanud seda, kus meil nagu sihuke üleolev enesehinnang ja sihuke eneseväärtus ja oi küll mina ikka, võt ja siis mina ikka ja aga see mina ikka alati võrdleb ennast ju kellegi teisega, et mina ikka, võt küll minul on ikka raske elu, aga see on võrdles teiste eludega. Aga kui sa ei võrdle ennast, siis see on lihtsalt sinu elu. Ma ei ole siiamaani veel nagu jõudnud järeldusele, kas ego on nagu vajalik või mitte, sest ta just kui näiks, et teinekord on vajalik, aga selle jaoks, et teda ohjata, tuleb alati selgeks teha, et oot, millega ma ennast nüüd võrdlen. Et kui sa teed ennast maha, et oi küll, ma olen ikka mõttetu, siis mõtle, kellega sa võrdled ennast. Või kui sa arvad, küll, mina olen ikka kõva mees olen, siis kellega ma võrdlen ennast. Ja kui see võrdluse nurk nagu ego maailma nagu sisse tuua, siis ta saab seda ju alati tasakaalustada, et kui tunnedki, et oi, ma olen ikka nii mõttetu, siis võrdle kellegi mõttetumaga, tasakaalusta ära, et sa ennast tagasi nagu normi tood. Või kui sa tunned, oi küll, mina olen, nii kõva mees olen, aga siis, või nii kõva naine olen, et siis võrdle ennast kellegi veel kõvemaga, et tasakaalusta ära enda sees. Sest üldine probleem selle egoga on ju see, et ta võtab hästi palju energiat lihtsalt selle tunde üleval hoidmiseks, et ta ei ole nagu väga produktiivne. Need arvamusedki, sellega nagu ei tee väga palju ära, et inimene ikkagi võiks proovida ennast tasakaalus hoida. Et näha nii endast targemaid kui ka endast lollimaid selles mõttes, et aru saada, kus on tema koht, kus on inimese koht. Aga võrdlus on egol nagu, võrdlus ongi see võti, mis teeb selle ego ukse lahti, et teda valitseda. Et aru saada, millega ma siis võrdlen, kellega ma siis võrdlen. Vaatan, mis vahepeal kirjutanud olete. Tervist kõigile. Marve ütleb, et lõpmatuseni ei jõu anda, tihtipeale ei saa midagi tagasi, lõpuks oled tühjaks pigistatud nagu sidrun. Aga vaata, see andmine peabki olema nagu selline asi, mida sa nagu ise tahad teha. Et see ei ole andmine selle jaoks, et kellegi teise elu parem oleks, vaid see on andmine selle jaoks, et lihtsalt iseenda seest midagi välja tuua. Et seal on nagu tähtis on nagu eristada nagu andmist. Ma ei teagi. Teinekord see teistel andmine on pugemine, teinekord see teistel andmine on lihtsalt mingisuguste konfliktidest hoidumine. Et andmine on lihtsalt see, et seda ma tahan teha. Ja siis teed seda. Võt see on nagu minu teema. Et see on nagu see andmine ja aitamine, seal tuleb nagu piir vahele tõmmata. Et reegel on see, et aidata saab seda, kes abi küsib. See on aitamine. Tähendab, jah, et kui keegi küsib abi, siis sa annad abi. Kui sa pead seda vajalikuks ja võimalik on abi anda. Aga andmine on nagu teistmoodi. Andmine on nagu mingisugune asi sinu seest, mida sa tahad endast välja tuua. Anni ütleb, et see andmise saamise printsiip just nii toimib, jah. See on elus üks kuldreeglitest, mille järgi elan. Samamoodi on ju tasakaalu printsiibiga. Võtad teistelt, võetakse sinult. Näiteks oled kelleltki võtnud, elu tahab kohe tasakaalu saavutada ja saad näiteks kiiruse ületamise eest trahvi. Elus peab kogu aeg tasakaal olema. Kui ise seda ei tekita, siis elu viib ise asjad tasakaalu. No võt see eluga on jah see, ta on nagu ise ka, natuke nagu see ego jutuga ka, et elu ise on juba selline suur tasakaalustav jõud, et ei ole päris nii, et kõik on kogu aeg hästi ja kõik on kogu aeg halvasti, et kogu aeg toimubki nagu tasakaalustamine, et kui on nagu väga palju rõõmu, siis võib üpris kindel olla, et varsti tuleb kurbust. Ja kui on hästi palju kurbust, siis võib üpris kindel olla, et varsti tuleb rõõmu, et inimene just kui nagu kõigub nende kahe vahel, et ta jõuab ühte otsa, siis tasakaalustatakse ära, aga siis ta võib-olla annab ise nii palju vahepeal hoogu juurde, et siis ta nagu lähebki kohe teise otsa. Et asjad hakkavad hästi minema ja siis inimene kohe, nüüd ongi kõik korras ja kõik on hästi. Ja siis ta lendab kuskile pilvedesse.
siis saab aru, et pagan, pilved on nii õhukest materjalist, need ei kanna mind ja siis ta patsatab jälle alla. Ja siis kui ta on all, siis oi, jälle jama värk. Et kui alla mäge minemine hakkab pihta, siis me ju, mina küll teinekord annan nagu iseendale loogu juurde, oi, võt nüüd lähevad ka see perse ära. No nüüd ongi jama värk. Et ma nagu justkui lükkan ennast veel sügavamale. Võib-olla see elu rahulikumalt võtmine ongi siis see, et tasakaalu, nagu see, ütleme, et need siis äärmused ei ole nii suured äkki või. Siili ütleb, puhtast südamest tulev asi, mis on siiras. Ingrid ütleb, et mina olen ka palju andnud puhtast südamest. Aga võtta, mis asi see puhtast südamest andmine on? Et see kuvandki, et puhtast, et ma annan nagu puhtast südamest. Ma annan nagu iseendast. Ma olen mõtlema, et võtta, millest see kuvand süda. Anni vastab Marvile, et siin tuleb mängu eneseaustus. Kui palju sa ennast austad, kui ennast ei austa, siis ei austa teised ka sind. Kas sa valid või valid teised või ennast? Jah, nii ongi. See ongi nagu huvitav, et see andmine peab tulema nagu, andmine on seotud mõnes mõttes enese avaldumisega. Et sa ei annagi teisele võt sellele peab mõtlema. Mis asi see ise andmine tegelikult on? Sellele peab mõtlema. Nii, mis mul siin veel kirjas on? See oli hästi lahe asi, mida ma internetist nägin. Oli see, et kui sa pead ise endale nõu andma, siis mida sa ütleks ise endale? Et me otsime tihti peale vastuseid internetist, raamatutest, õpetajatelt, juhtidelt, kust iganes mujalt. Aga samas me saame ka neid vastuseid ise enda seest küsida. Ja üks sükene trikk või moodus selle jaoks on, et kujuta ette, et sa oled ise enda parim sõber. Mis nõu sa endale annad? Kui sa oled ise enda suurim sõber, vaatad peeglisse, mis nõu sa annaksid ise endale? Ja see minul küll täitsa nagu töötab ja aeg-ajalt rakendan, et kui ongi mingi situatsioon, kus ma ei tea, mida teha, siis ma proovin ise endale nõu anda. Kui kõrval olev isik, kui keegi teine. Et kas siis peegli ees või lihtsalt enda mõtetes, et no hea Keit, aga vaata. Ja siis ma nagu iseendaga nagu arutlengi, et nagu ma seda tulba saates ka rääkisin, et see kujuteldav sõber mõnes mõttes või teisikud või kuidas iganes seda siis analüüsida. Idee on ikkagi sama, et sa annad ise endale nõu. Kujutadki ette, et võt, ma olen enda parim sõber või sõbranna, mis nõu ma annan? See on päris lahe mõte. Nii, mis siis mul siin veel laekas kirjas on? See on päris äge. Täiesti hästi töötab. Ainuke võimalus pinge ja raskusega hakkama saada on olla pinges ja raskustes. Ja samamoodi, et ainukene variant, kuidas stressiga hakkama saada või ükstas puha, millise ebameeldivusega elus hakkama saada, tuleb viia ennast eelnevalt juba stressi seisundisse või ebameeldivusse ja vaadata, kuidas sa käitud selles ja nii edasi, et kui meil on elus keerulised rasked perioodid, siis me ju käitume ja kasutame teatavad oskusi ja teadmised nendest keerulistest perioodidest välja tulla. Aga kuidas neid teadmisi ja oskusi saada, tuleb ennast teadlikult viia sinna. Ja see on nagu selline trend ka praegu maailmas, ta on kasvamas trendiks.
kus inimesed enam nii väga ei otsigi seda mõnu või sükst õndsust või harmooniat või rahu või midagi sellist taga, vaid otsitakse ka raskusi taga. Raskusi selle jaoks, et neid ületada. Okei, ma nüüd Ameerikas siin lugesin ühest raamatust oli ka, et kui meil siin joostakse niisama maratoni või triatloni, siis seal on selline asi nagu, see on erinevad nimetused, tal veel sükst koondnimetust ei ole, aga oli gladiaatorite rännak. Vist oli spartalaste rännak, no mingi üks nendest, mis siis koosneski jooksmisest, ronimisest, takistuste ületamisest. Aga see rada oli sedasi üles ehitatud, et sa võisidki reaalselt seal luid murda, elektrišokki saada, pidid seal okastraatide alt ronima ja kuskilt kõrgelt alla kukkuma ja hästi palju selliseid ebameeldivaid nagu takistusi oli. Ja siis vaat, et need, kes olid need nagu selle ära lõpetanud, vaat, ma olen kõva mees, ma tegin midagi siukest. See on nagu päris naljakas, kus nagu hakataksegi otsima ebamugavusi, ebameeldivusi, millega siis hakkama saada. Aga täiesti loogiline ka, et kui sa saad ebameeldivustega ühes kohas hakkama, siis arvatavasti sa neid samu oskusi teadmisi saad rakendada ka teistes ebameeldivustes, mis su elus on. Ja nüüd tasubki nagu meeles pidada seda, et kui elus tekibki mingisugune raskem või keerulisem periood või olukord, siis selles olukorras sul on võimalik kasvatada enda nagu stressitaluvust, pingetaluvust, sisemist tugevust. Et mõtlengi, et üks hästi mõnus, kui palju ta nagu mõnus on, aga võimalus nagu enda seda pingetaluvust ja enda keha kontrolli arendada on näiteks külm vesi, külm dušš. Et on nüüd ju meil see Wim Hof siin sai maailmakuulsaks ja nii edasi, aga see idee on ju hästi vana, see külmateraapia. Ja just ma enda peal olen seda niimoodi arendanud, et kui ma käingi külma duši all, ega keha ei taha seda. Keha tahaks sooja, kuuma, sellist lõdvestavat, meeldivat kogemust saada. Samamoodi ka saun tegelikult, kuumateraapia. Aga kui sa oledki, lähedki sinna duši alla, keerad selle külma või lahti, lähed sinna alla, siis sul on alati võitlus selle kehaga. Keha ei taha seda, aga sa ise näiteks tahad seda. Ja siis sa oledki sellest kehast üle, et ei keha, nüüd on niimoodi, et nüüd me läheme sinna alla, sest seda on vaja. Siis keha on, ei taha, külm on paha. Ja siis sa nagu haaradki keha üle kontrolli ja paned ta tegema midagi, mida ta ei taha teha. Ja läbi selle ebameeldivuse sa saadki oma keha üle võimu. Ja seda praktiseerides igapäevaselt või nii tihti kui võimalik, siis see võim kasvab ja sa õpidki ennast nagu valitsema. Aga sa õpidki valitsema läbi ebameeldivuse. Et läbi meeldivust ei õpi vist siin maailmas eriti mitte midagi, et selles mõttes enesevalitsemist ja kõike muud sellist, et ainukene võimalus pinge ja raskustega hakkama saada on olla pinges ja raskustes. See nii on. Ja mõnes mõttes tasub nagu otsidagi siukest negatiivset kriitikat ja kommentaare ja selliseid asju taga, et läbi nende tugevamaks kasvada. Kõik inimesed tuleb ära kuulata ja siis mõelda, kas tal on õigus või mitte. Iseenda seda tugevust kasvatada, et meil on see, mis me siin räägitakse, see lumehelbekeste ühiskond või kuidas iganes, aga see ongi ju tekkinud sellest, et tead vist lausa 2 põlvkonda või üks põlvkond kindlalt üles kasvatatud, ütleme siis siukses ilusas headuse mullis või siukses vaakumis, kus kõik on tore ja kõik tehakse ette taha ära ja kõik raskused elimineeritakse. Mõnes mõttes ma saan ju aru, et me ei taha ju teistele raskusi. Aga me peame teadma seda, et kui me võtame teistelt võimaluse ära raskusi kogeda, siis nad ei kasva ka tugevaks. Et nii ta on, et võib-olla isegi loodusest mul meenus üks näide, et puud, mis mere ääres kasvavad, on palju tugevamad ja sellised sitkemad kui puud, mis metsa sees kasvavad. Ja põhjus ongi selles, et nad peavad kogu aeg tuule käes õõtsuma ja nad peavad nagu tugevamaks ja sitkemaks muutuma. Et ei ole nii haprad. Oi, kui palju te kirjutanud vahepeal olete?
armastusest ja hoolivusest, vahepeal peab end laadima, et sidruniks ei muutu. Jah. aga vaat see laadimine ongi see, kus sa saadki nagu iseenda jaoks nagu läbi mõelda, et okei, et ma nüüd justkui andsin hästi palju, aga ma jäin ka nagu hästi paljust ilma, sest andmise protsess tegelikult annab energiat. Õige andmine annab inimesele energiat. Et siin tulebki jälgida, et kui sa annad hästi palju ja sa sisemiselt nagu ei saa sellest mitte midagi, siis midagi valesti see on. Anni ütleb, et puhtast südamest andmine tähendab minu jaoks seda, et annangi ilma tingimusteta, ilma vastu ootamata. Kui luua tingimused, siis see pole enam puhtast südamest. Tingimused on selles suhtes hästi õige sõna, et ma ise olen ka teinekord, mul meeldib asju ära anda, et kui ma näen, et mul on mingid asjad üle, mida ma ei kasuta, siis ma annan need ära inimestele, kellel ma arvan, et neid vaja on. Ja see mõte, kuidas ma nagu selle ükskord nagu, kuidas see täpselt oli, see oli päris lahe mõttekäik. Jah, see oli, keegi andis mulle midagi, mingisuguse asja või midagi andis mulle. Ja siis kui ma selle asja nagu, enne kui ma selle nagu ära võtsin või nagu vastu võtsin, siis küsin, aga kui ma selle asja praegu vastu võtan ja maha puruks viskan, kas sa siis oled nõus seda mulle andma? Ja siis nagu inimene ehmatas ära, et ei, see on ikkagi tingimustega, et võt sa pead neid ja neid asju tegema. Aga siis sa nagu ei anna seda mulle. Ja ise tasub ka jälgida seda, et kui kellegile midagi annad, siis see loobumine ongi täielik, et kui see inimene viskabki selle kohe prügikasti, et see on okei sinu jaoks. Et see on juba teise inimese enda asi, mis ta sellega teeb. Et just jälgida seda, et neid tingimusi küljes ei oleks. Et ma annan küll, aga võt niimoodi peab tegema. Marvi vastab siin, et Annile vastab, et endaga hakkan juba leppima, olen rohkem oma perele elanud. Iseendaga läbi saamine on mul alles algusjärgus kahjuks. Ei, väga hea. Mis siin kahjuks? Lõpuks ometi. Et paljud inimesed ei jõuagi iseendaga tegelemiseni ja iseenda eluni, et päris äge. Like. Jah, ilma hinnangut olek on ju. Tihe ütleb, et inimestel on vist igav, et nad ise raskusi otsivad, nad ei saa aru, miks selleks on vaja luid murda. Aga vaata, see ongi see, et ma ei tea, kas Eestis vist toimus ka üks selline üritus, siuke takistusrada, aga üldiselt need inimesed, kes Ameerikas nendel üritustel käivad, ongi kahte tüüpi. Kas siis on sellised elamuste otsijad, kes tahavadki, seda tüüpi inimesed, kes ronivad mägede otsa ja tegelevad ekstreemspordiga, et siuke pidev vajadus ennast ületada ja teistele tõestada midagi ja nii edasi. Ja teine kamp on ju ikkagi mingisugused kontori inimesed, kelle elu ongi hästi turvaline. Kellel ei olegi raskusi ja probleeme elus. Et on saavutatud teatav siukene tasakaal või, mitte tasakaal. Teatav mugavus elus ja siis otsitakse siukest särtsu taga. Jaa, mul on päris äge asi siin kiire pandud, et seda ütles üks sõjaväelane, aga ma ei mäleta, kes see oli. Aga ta ütles sedasi, et lahingukaotus on psühholoogiline, kui sa just pole surma saanud. Ja see pani mõtlema ka, et kui ongi mingisugune kaklemine või tüli või mingisugused sellised nägelemised ja siis sa oled just nagu kaotaja rollis, see ei ole ju surma saanud. Sa oled lihtsalt saanud mingisuguse paugu oma teadmiste või oma ego pihta. See on psühholoogiline. See kuidagi nagu mind see vabastas, et kuidagi jah, andis nagu siukse okei tunde, et arvatavasti ma eksingi, arvatavasti päris palju. Aga ma arvan ka, et ma vahest panen täppi ka mingeid asju.
ja siis on nagu hästi. Nii, väike tee ka. Liilik küsib siin, et mis mõte on anda, kui sellest midagi head ei tule? Lõhub ära või midagi? Aga miks sellest peab midagi head tulema? Ma ütlen, see andmine on natukene minu jaoks veel keeruline, sest ma täpselt aru ei saa, aga andmine on justkui nagu eneseteostus, eneselooming. Ja sealt eneseloomingule tulebki ju igasuguseid tagasisidesid, et tuleb meeldivaid, tuleb ebameeldivaid, kõike tuleb, et sa toodki enda seest mingi osa maailmale välja ja siis maailm reageerib sellele. Ja nende reaktsioonide pealt sa saadki teada, et kui tugev see maailm või see osa oli, mille sa välja tõid. Et see ei pea midagi head olema. Teinekord lõhuke ära. Ja siis saadki aru, oot. Ma arvasin, et see on nii tore, mis ma välja toon, aga teistel üldse ei meeldinud. No aga järelikult see siis ei olnud tore. Või siis see ei meeldinud nendel inimestel, et sa tegid selles suhtes nagu vale hinnangu. Ja siis sa saadki analüüsida, aga kui ma seda äkki teistmoodi välja toon või kui ma seda veel paremini teen ja need asjad. Nii, vaatame, mis mul siin veel keeras on. Jah. Rikkuse tunne. Rikkus kui tunne on võrdlemine. Mis see siis tähendab? Võrreldes rikkamatega tunneme me ennast vaeselt, kuid me võime tunda ennast motiveerituna edasi pürgima, rikkaks saama. Võrreldes vaesematega tunneme ennast rikkalt, kuid samas tunneb ka tänulikkust. Ja see on minu arust siuke kaval asi, et teinekord, kui sa tunned, et ma olen ikka nii vaene, siis mõtle nende inimeste peale, kellel kodusid pole, asotsiaalid ja nii edasi, siis tegelikult pole ju viga, on ju. Saab nagu tänulik olla selle eest, mis sul olemas on. Ja samas rikkamate inimestega tasub ka nagu võrrelda, et näed, selle inimesele 3 autot ja lennuk ja elab Aagis suvilas. Küll on rikas inimene. Miks mina ei ole? Siis selle asemel, et hakata nagu näpuga näitama mõelda, et aga mida ta tegi selle jaoks, et kõike seda saada. Ja enamasti ongi see, et kui hakkad uurimis avastad, et nojah, see inimene on nii palju tööd teinud ju. Et kui sina käid 8-5 tööle ja peale seda on puhkeaeg, siis sellel inimesel puhkeaega ei ole ja ta töötab kuni magama jäämiseni. Ehk siis ta teeb aasta ajaga sama palju tööd kui sina poole aastaga. Ja see ju kulmineerub väga ruttu. Et see on nagu just kui saaks olla ju motiveeriv innustab, et kui ma nüüd 5 aastat järjest õpin mingit asja ja saan selles asjas spetsialistiks, siis ma saaks hea järje peale. No siis võtadki plaane. Et see just, et rikkus kui tunne on võrdlemine. Võrreldes rikkamatega tunneme ennast vaeselt, võrreldes vaestega tunneme ennast rikkalt. See on meie enda vaba valik, kuidas me seda kogeda tahame. Ja kui ongi meie ümber inimesed, kes hädaldavad kogu aeg, oi, raha ei ole. Ja samas auto on nagu tagumiku all ja korter on ka olemas, kui maja, kus elada, et milles siis probleem on. Probleem on selles, et võrdleb ennast kellegiga. Ja võrdlemise tulemusel ta ei näe seda, et ise tuleks ka liigutada. Just see, et see rikkuse tunne või vaesuse tunne, et see on võrdlus. Samamoodi nagu see egogi, et vaata kujutab, me täna räägime nagu võrdlemistest hästi palju ja andmisest, et peab jälgima, kellega me võrdleme ennast. Sest iga hetk meil on võimalus tunda ennast rikkana, iga hetk meil on võimalus tunda ennast vaesena. See on lihtsalt valik.
nii, mis siin veel kirjutatud on? Keegi korrigeeris mu mõtteid ka, ütleb Tiia, et elu muutub töiseks alles hauas. No ma siis mõtlesin, et okei, et kõik probleemid, mis elus juhtuvad, on köki-möki. No oota kui lahe. Elu muutub töiseks alles hauas. No võt, siis sa hakkad läbi seedima, mis sa siin elus kõike tegid ja toimetasid. Veiko ütleb, et tšau Veiko. Et kui sa tunned, et sul läheb hästi, siis tuleb seda teistega jagada. Tuleb anda ja aidata, ilma selle eest midagi vastu ootamata. Esiteks paraneb sinu enesetunne, teiseks suureneb võimalus, et maailm saab paremaks. Olen seda õpetanud ka oma lastele, kuid kui sul ei lähe hästi, siis keskendu iseendale. No võt, päris äge. See on tegelikult päris huvitav mõte ka, et me teame, et elus on tõusud ja mõõnad. Ja on nagu elu ongi nagu laine peal nagu liikumine, et vahepeal oled üleval, vahepeal all. Ja kui sa liigudki nagu ülesse, siis tasubki nagu seda teistele jagada, et nagu nii, varsti kukume alla, aga võib-olla seal siis keegi teine saab aidata sul seda alt välja tulla ja nii edasi. Marvi ütleb, et ma olen ka alati nii mõelnud, et ei ole ise kunagi rikas olnud. Kõik tööga saavutatud, ise endale või ainult lootes. Aga kade pole ma kunagi olnud, kui teistel on ja mul pole. Olen olnud rahul sellega, mis mul on ja isegi oma piskust teistele andnud. No võt. Tiia ütleb, et miks peab end üldse kellegagi võrdlema. Rikkus on suhteline mõiste. Me teeme seda. Tähendab, mina teen seda. Võib-olla ka sina teed seda. Et või ego teeb seda äkki. Miks me võrdleme ennast teistega? Selleks, et aru saada, kes me oleme, kes me ise oleme. Mõnes mõttes ju inimesed ja see maailm meie ümber on me endi peegeldus. Selle pealt me näeme, kes me ise oleme. Et kui me võtamegi mõiste rikkus, siis me saamegi vaadata, kes me ise oleme. Või kui me võtame tervis, rõõm, et teistega võrreldes me saame aru, et kas see, kes me oleme, on okei või mitte või ma ei teagi. Päris huvitav, paneb mõtlema. Anita küsib, et kuidas ma saan oma mõttest lahti. Aga mis mõttest? Kirjuta täpsemalt. Liiliku ütleb, et ma tunnen end vaesena siis, kui ei saa osta midagi eluks vajalikku, mitte võrdlemise tulemusena. Aga miks sa siis ennast vaesena tunned kohe? Me saa nagu sellest aru, et kui sa ei saa osta, siis sa ei saa osta, siis sul ei ole lihtsalt vahendid, et osta. Mille jaoks siis nagu vaesena ennast veel tunda? Ja ma tean küll, selles suhtes ma olen ise selles olukorras korduvalt elus olnud ja hetkel on ka selline peab väga valima, mida ja kuidas ja nii edasi, et aga ega ma nagu vaeselt ei tunne, ma ei saagi nagu aru, et millest sul siis see vaesuse tunne tekib, et vahendid ei ole, siis vahendid ei ole, noh. Liilik ütleb, sest millestki on puudus. Ja puudus on võib-olla teadmistest ja oskustest, ma võtlen enda pealt, et kui mul on olukord, kus ma ei saa omale midagi osta, mida mul on vaja osta, siis järelikult mul on teadmisi ja oskusi puudu, et hankida vahendeid, et osta neid asju.
Veiko ütleb Liilikale, et ostmine ei ole õnn. No. Sille kirjutab sinna, et mul tuleb kohe meelde üks jutt, kus rikas mees viib oma lapse vaeste inimeste juurde maale ning hiljem uurib, mis laps sellest arvab. Laps ütleb selle peale, et meil on taga hoovis bassein, kuid neil on järv, mis on piiritu ja meie elame majas, mis on suur ja võimas, kuid neil on piiramatu maalapp, kus ringi joosta. Nemad on palju rikkamad kui meie, kuna neil on piiritult vabadus. Vaata kui lahe lugu. Vabadust. See on äge lugu, jah. Vabadus valida. Vabadus teha, mis tahad. Nii, vaata, mis mul siin veel kirjas on. See oli päris äge. Seda ütles mu isa. Et kui probleemi lahendamine toob rohkem tulu kui kahju, siis on okei probleemiga tegeleda. Ja see on hästi lahe nagu... Mul see isegi natuke meelest läinud. Tore, et ma selle uuesti üles leidsin, et elu on täis igasuguseid probleeme. Hommikust õhtuni igasugused probleemid. Eksistentsiaalsed probleemid, suhteprobleemid, majandamisprobleemid, ellujäämisprobleemid, probleemid siin ja probleemid seal, globaalsed probleemid, sotsiaalsed probleemid, poliitilised probleemid. Ja neid probleeme tasubki nagu vaadata, et milliste probleemidega tasub üldse jännata. Et kui sa võtadki mingisuguse probleemi käsile, kas siis selle probleemi lahendamine toob sulle rohkem tulu kui kahju. Et mis sa saad selle probleemi lahendamisest? Et kui sa võtadki, et probleem on just nagu matemaatiline tehe, kas siis selle tehte lõpus on miinusega number või plussiga number, et kas sa kasvad läbi selle või see on lihtsalt siukene mingi pseudokas, millega peab tegelema. See on päris äge. Kui probleemi lahendamine toob rohkem tulu kui kahju, siis tasub probleemiga tegeleda. Nii, mis siin veel kirjas on? Väide, et tuleks õppida teiste vigadest on tegelikult väga õige. Sest enamasti me näeme ikkagi teiste vigu rohkem kui endi oma. Ja lisaks, kas vead, mida näen teistes ei ole mitte minu enda vigade peegeldus. No võtta oli. Teiste vigadest tuleb õppida. See on jube raske. See on jube raske on teiste vigadest õppida. Näed, et keegi astub reha otsa ja saab reha varrega vastu pead. Väga tore. Tahaks ka proovida. Aga kuidagi tegelikult tasub täiesti teadlikult hakata jälgima seda, et õppida teiste vigadest. Et vaadatagi, mida inimesed oma elus teevad ja mis asjad viivad sihini ja mis mitte. Mis lahendavad probleeme, millised asjad ja millised mitte. Ja me kõik teeme vigu. Aga ma ei räägi oma vigadest, võib-olla sellepärast ongi ka natuke raske õppida nendest vigadest, et siis kui on see suurem prohmakas, siis on nagu just see, et näed, vaat kus tegi valesti alles. Uudistes ka kirjutas, vaat ta tegi nii valesti. Kas meil on võimalik õppida sellest? Aga meil jah, seda vigu ju näidatakse nii poolikult, et
ahah, ennem rääkisingi kriitikast ja et kriitikat tasub nagu mõnes mõttes otsida ja saada. Siis siin ongi kirjas mul niimoodi, et konstruktiivne kriitika on konstruktiivne siis, kui see, keda kritiseeritakse, seda kuulab ja analüüsib. Konstruktiivsus oleneb saajast. Ehk siis, kui keegi ütleb sulle sitasti, siis tasub seda analüüsida ja proovida sellest aru saada. Sest muidu sellest ei ole mitte mingit tolku. Muidu ta on lihtsalt selline ebameeldivus või midagi sellist, et kõike on võimalik meeldivaks keerata. Kui keegi ütlebki kehvasti sulle, siis analüüsi see läbi. Ja seda ma olen päris palju teinud, et ma ei tea, mingi hetk käis nagu mingisugune klõps, kus ma saingi aru, et kõik inimesed tuleb ära kuulata. Ja tulebki mõni lamemaalane räägib, mingid, kui loll ma olen, et maakera ümmargune on, siis ma kuulangi ta ära ja proovin aru saada, et kas ma siis olen loll, et kui palju ma siis tean. Ja praegu seisuga on niimoodi, et mina ei tea, kas see maakera on ümmargune, kandiline, lame, kilpkonna seljas, pole õrna aimugi. Sest kui ma võtan puhtalt enda isiklike kogemuste pealt, siis ma ei tea isegi, kus kosmos on olemas. Pole käinud, pole näinud. Et olen ainult telekast näinud, raamatutest lugenud, et on, võt just lendas ka see SpaceXi rakett kosmosesse, jube põnev. Kas see päris oli? Ma ei tea, aga mul see idee nagu meeldib. Et ja see kuidagi nagu arusaamine sellest, kui palju see tegelikult tead annabki selle sisemise vabaduse öelda, et ma ei tea. Et kui tulebki lamemaalane mulle seletama, et võt maakera on lame, ma ei tea, noh. Ma ei pea, ja just, et see mitte teadmine kuidagi annab vabaduse. Mis on naljakas. Et meil on nagu, just kui nagu vabadus on ära seotud sellega, et võt, kui sa tead, siis sa oled vaba. Noh, teadmine annab vabaduse, aga mitte teadmine annab samasuguse vabaduse, et öeldagi, et ma ei tea. Anni kirjutab, et Anita tuleb hakata õppima, kuidas ise oma mõtteid juhtida. See kõik on võimalik. Praegu me elame ise teadmata oma sisse õpitud automatismide baasil. Meie mõistus juhib meid. Aga tegelikult peame meie võtma vestluse ja ise juhtima õppima. Teadlikkus on siin märksõna. Teadlikuks saamine on meie endi käes. On meie endi käes. On võim kõike muuta. Aga no meile pole seda ju õpetanud keegi. Hakka kõigepealt alustuseks jälgima oma mõtteid, ilma hinnanguid andmata. Lihtsalt vaatle ja peagi hakkad märkama sarnaseid mustreid, mis aitas väga palju Eckhart Tolle raamat Kohalolu jõud, siin ja praegu. Sealt saab baasi alla, kuidas võtta ohjad meelemõistuselt enda kätte. Kus see on? Ai, seda mul ei ole, kui mul see teine Eckhart Tolle raamat. Enda jälgimine. Õige jutt. Annikul oli õige jutt. Tasub küsitleda kõike iseendaga seonduvalt. Miks ma seda mõtlen? Kus see mõte tuli? Kes ma olen? Mis ma olen? Ja selles suhtes on ka õigus, et ega meil ei õpetata ise olemist. Ja miks nad peaksidki? Või miks peakski? Või noh, tegelikult peaks, aga ma nagu lähtun süsteemi seisukohast, siis tänapäevane haridussüsteem ikkagi sellisel kujul, nagu ta praegu on. Ma mäletan, mis sajandil siis alguse sai, aga sellise, ütleme keskaeg siis äkki. Probleem oli selles, üks riik läks valutus ära teise riigi. Kõik väga tore, aga mingi hetk hakkas rahvas seal mässama. Jama värk. Mis siis selle vastu teha? Ja keegi kavalpea mõtles välja, et võtta, kui me vallutame teise riigi ära, teeme sinna siukse kooli moodi asja, noh too aeg veel kool ei olnud, ütleme, et teeme sinna ka siukse kohustusliku õpetamise, kus kõik lapsed peavad minema ja õppima selgeks, kes on nende juht, mis on see keel, milles nad räägivad, mis on need reeglid, siis rahvas vastu mässama ei hakka. Sealt see koolide idee nagu kasvaski edasi, et tänapäevase kooli idee, et vanemad inimesed ju teavad, et nõukaajal õpetate koolis ühte asja,
võimu vahetades õpetati teist asja. Noh, praegu koolis õpetatakse, et solidaarsus ja Euroopa Liit ja kõik see asi ja et see on alati reegel, et kui mingisugune võim võtab üle, siis hariduses hakatakse kohe siis seda noort põlvkonda õpetama siis uue selle maailmakorra järgi, et kuidas olla ja mis on õige ja mis on vale ja eesmärk ikkagi ka sellel koolil on ju see, et inimene oleks töövõimeline, et kui inimene väljub lõpuks koolist, ta lõpetab kooli ära, siis ta on võimeline tegema tööd. Ta ei pea olema võimeline olema, tähendab, ta ei pea olema loominguline inimene, ta ei pea olema mõtlev inimene, aga ta peab olema võimeline tegema tööd, et seda maailma üleval hoida. See on tükk hammasrataste ettevalmistamine. Ühtepidi on ka nagu võib-olla vajalik, et see maailm on nagu siuke keeruline kellamehhanism ja kõik peavad oma osa täitma, aga valikut nagu selles suhtes meil nagu ei ole. Anita ütleb, põhimõtteliselt ju kõik olemas. Töö, tervis, vist momendil okei, lapsed, mees, aga tahaks midagi stabiilsust. Kanu, hundi, koera, sauna, privaatsust tahaks oma ette olla. No võt. Grita, tervitus. Öeldakse ju, et arukas õpib teiste vigadest. Lolli ei õpi enda vigadestki. Nii on. Aga kui me vaatame ka neid maailma suuri ärimehi ja ettevõtjaid, kes siin on tulegi kohe nimed meelde. Noh, ütleme see Jeff Bezoski, Amazoni suur juht ja looja ja nii edasi, üks maailma kõige rikkamaid inimesi praegu. Kõikide rikkaste inimeste ühine joon on see, et nad loevad hästi palju. Ja miks nad loevad hästi palju on see, et õppida hästi palju teiste vigadest. Ja nii lihtne see ongi. Tahad teada, kus teised eksinud on, üldiselt ikkagi raamatutesse ju kirjutatakse eksimused ja vead sisse ja siis oma asi, kas me õpime neist või mitte. Egle ütleb, et selle mõistmine, mis on meile eluks vajalik, tuleneb ka enda võrdlemisest teistega. Ainult ühiskonnas koos elades tekib meil arusaam, mida me peaksime vajama. Kui elad näiteks Aasia džunglis, on piisav toidust ja peavarjust, sest teistel pole ka muud. Elades suurlinnas suurenevad ka vajadused, sest meid mõjutab meedia, naabrid ja nii edasi. Jah, see on päris huvitav et tegelikult mida on meil eluks vaja? Kui palju see keha vajab? Ta vajab kütust, ehk siis toitu, mingi katusalune, saab võib-olla isegi 4-5 ruutmeetriga hakkama ja territooriumi, kus liikuda, nüüd süüa hankida. Tegelikult seal keha enda vajadused on hästi väiksed. Me võtame ainult füüsilise keha pealt, mida ta siis nagu vajab. Et kõik see, mis sinna nagu lisaks tuleb, noh, võt ei tea. Väga suur osa sellest on ühiskonnast, et milleks meil on vaja midagi, enamus asju, mida meil vaja on. See oli päris äge, like. Nii, Marvi ütleb, see ongi nii miski pärast eriti noorena, et tahaks ikka kõik omal nahal järgi proovida. Lastele ju õpetame oma kogemustest, aga kas nad kuulavad? Ei, sest ka neile on vaja kõik läbi proovida. Et kunagi oma lapsi oma kogemuste põhjal õpetada, mitte vaid jutu põhjal, et see on paha. Vaat see ongi see, tegelikult see panigi meil mõtlema, et ma ennem rääkisin ka, et inimesed otsivad neid ebameeldivaid kogemusi taga selle jaoks, et tugevamaks kasvada. Ja inimene kasvab tugevamaks läbi ebameeldivate kogemuste. Noh, kuidas kasvab lihas inimesel, on ju ka see, et ta mõnes mõttes lõhub seda lihast, et tõstab mingit raskust. See raskus on nii suur, et ta natukene teeb lihase katki, mikrokraad või kuidas seda kutsutakse, ja siis lihas kasvab nagu tugevamana terveks tagasi. Ja võib-olla see, et lapsed ka neid vigu teevad, ongi see, et mingis osas tuleb ikkagi need oma vitsad ise kätte saada, enda tugevus kasvatada.
Panebki mõtlema, et kus see piir huvitav läheb siis. No muidugi vanematega on ka see usaldamatus. See vanemad ei tea midagi. Kus sa ei tea mitte midagi? Ma teen kõike teistmoodi. Ma olen ise. Ja. Peata ütleb, et kõik, mida teed teistele, teed seda ka endale. Mida külvad, seda lõikad. Universumi seadus. Nii ta on. Nii ta on. Aga mida sa külvad? Mida sa igapäevaselt külvad? Mida sa täna külvasid? Mida sa homme lõikama hakkad? Mida sa eile külvasid, mille tulemused tulevad hiljem? See on selle metafoori järgi tegelikult tasub elada, et näed, võt, täna ma teen neid asju selle jaoks, et mul aasta aja pärast sedasi oleks. See on ka põhjus, miks paljudel inimestel ei ole raha, ei ole tervist ega muid asju. Ei ole külvanud seda ju. Ei ole teinud selle jaoks midagi, et neid oleks. Või on külvanud seemneid, mis ei idane. Seda on ju ka päris palju. Meil on ju neid inimesi, kes siin internetis seletavad, kuidas kiirelt rikkaks saada ja need igasugused need võrkturundused ja võrkturundused, mis ütlevad, et nad ei ole võrkturundused ja neid on ju nii ohtralt palju, et see on nagu lausa huumor. Kurb ka samaaegselt. Et mingi periood, kui ma Olümpiahotellis seal konverentsi tehnikuna töötasin, siis ma kuidagi muutusin igasuguste võrk- ja mitte võrkturunduste lemmikuks või mind kuidagi graafikus pandi niimoodi, et mina pidin alati nendega tegelema. Ja küll, kui sa ühel üritusel ära käid, tundub natukene võib-olla eriline. Ja kui ma käisin, mul oligi mingi periood, kus ma mitu nädalat järjest sattusin nende võrkturundusürituste otsa, ma nägin, et see on kõik täpselt ühesugust. Kõik on täpselt ühesugused. Sisuliselt mitte mingit erinevust ei ole, sama mull aetakse, et võt meie toode, võt see, mis meie teeme, võt see on eriline ja kui sina seda erilisust jagad teistega, siis sina oled ka eriline ja teed teised ka eriliseks ja kõik on erilised ja siis tegelikult sa juba oled rikas, saad aru, sa juba oled rikas. Sa pead lihtsalt siia paberil alla kirjutama ja kõikidele oma sõpradele rääkima, kui rikas sa oled ja siis saavad kõik rikkaks. Aga mitte keegi rikkaks ei saa. Või siis väga vähesed saavad rikkaks, et see on selline, et sa justkui nagu ei tee mitte mingit tööd selle jaoks, et rikkaks saada. Üldine reegel vist rikkaks saamisel tänapäeval on ikkagi see, et tegele investeerimisega. Selles mõttes nagu ütleme klassikaline rikkus, et sa teed tööd, sa selle töö tulemusel tekkinud raha investeerid ära, ehk siis annad selle raha teiste käsutusse, lootuses, et nemad seda raha kuidagi paremini majandavad ja siis kui neid saadab edu, siis nad annavad oma edust ka osa sulle. Ja kui sa seda hästi palju teed, siis hakkabki igalt poolt sul seda raha sisse tulema, aga see võtab aega. See ei ole selline asi, et võt täna hakkad tegema ja järgmine aasta oled rikas. See on ikka pikema perioodi peale, et võt täna ma investeerin sellesse ettevõtmisesse, et ma näen, et võt sellel on tuleviku potentsiaali ja siis võib-olla 10 aasta pärast, 15 aasta pärast siis kasvab hästi suureks. Aga see on keeruline, seda peab ka õppima, et see ei ole päris nii, et nii usaldamine kui inimeste tundmine, kõik asjad on seal mängus. Nii ta on. Mida külvad, seda lõikad. Mida sa külvasid? Võib-olla võikski panema peegli peale sildi, et mida ma täna külvan. Siis hommikul oleks hea vaadata hambaid pestes. Nii, mida ma täna külvan? Ma loodan, et ma panen veel pastatud siin. Ma loodan, et see jääb meelde mulle. See võiks olla küll. See üks peeglikleeps oleks vaja, mida saaks kleepida peegli külge, mis oleks üks ainult tekst, mis paistaks läbi. Et olekski hambaid pestes saaks midagi nagu mõtiskleda või päeval nagu sellise eesmärgi anda. Mida ma täna külvan? Veiko ütleb, et asjad ei anna vabadust. Kindlustunne ja rahulolu annavad vabaduse. Kindlustunne on selles suhtes õige asi, et millest tekib kindlustunne tekib sellest, kui kõva su kindlus su enda sees on. Ja kindlus
enesekindlus, jah, on see sõna, et kui me võtamegi ta nagu juppideks, siis enesekindlus. Minu sees on kindlus, sinu sees on ka mingisugune kindlus, kõigi inimeste sees on kindlus. Osad inimeste kindlus on võib-olla katki, võib-olla on madinas käinud ja müürid on katki ja tellised on puudu ja nii edasi. Siis tuleb see kindluse müürid jälle üles ehitada ja teadlikult tegeleda enesekindlusega, et su kindlus oleks tugev. Ja kui su kindlus on tugev, siis sa saad selle kindluse müüride sees olla ja endaga rahul olla. Vot siin on mul hea olla. Turvaline. Oru ütleb, et vea olemuseni jõudmine ei ole niisama lihtne. Selleks peaks saama lahti isikliku... Ligemalt vaatame. Vea olemuseni jõudmine ei ole niisama lihtne. Selleks peaks saama lahti isiklikke külgi ja nii edasi ja nii edasi. Mina nimetaks seda oma nina teiste asjadesse toppimiseks. Siit järeldus. Inimesed, kes oma ninni kellegi eraellu topivad, saavad üldjuhul kõrvetada, et see võõras peast õppimine võib hoopis kuhjaga pahandusi tuua. Minu arvamus. Aga see on ka päris huvitav nurk, mille Oru välja tõi. Aga võib-olla siis tulekski õppida nendest vigadest, mida inimesed räägivad. Et mitte hakata, ta vist tegi seal valesti, siis hakkad kohe torkima ja uurima, et ei, seal on niigi sitt olla ja sellepärast, et mingi asi ebaõnnestus ja siis sa veel turgid ja uurid, et kuidas sul täpselt see ebaõnnestus, mida sa siis täpselt tegid, ma tahaks õppida sellest. Ei tea, aga võib-olla ka see võti on see, kui sa nagu räägidki sellest soovist, et sellest õppida, et ja siis läbi sellega aidata teisel sellest probleemist välja tulla. Aga Oru tõi ka nagu pointi välja, et teinekord see torkimine ja uurimine võib ka kõrvetada saada. Ja võt, aitäh Oru, see oli päris huvitav, see on teine nurk on. Anja ütleb, et kui keegi ütleb sulle halvasti, siis küsi tema käest, kas sa pead ennast heasüdamlikuks inimeseks. Aga miks? Siis tuleb ikkagi süveneda ja seedida, mida ta selle all mõtleb. Et keegi ütlebki, et sa oled jobu, siis tulebki proovida aru saada, miks ta arvab, et sa jobu oled, et mis ta siis nagu argumendid on, et mis see põhjus on. Võib-olla tal on õigus, võib-olla tal ei ole õigus, aga siis saad vähemalt teada. Oru ütleb, et Annis on hea lähenemine, eriti kui suurema seltskonna ees toimub. No võt. Kaja ütleb, et kuigi mul suurt mingit vastutust pole end iial vaesena tundnud, see on sisetunde küsimus. Mul on sõpradel suured majad ja autod ja nii edasi. Mul on sellest suva. Mõtlen õudusega, kui mul oleks suur maja, siis kui palju seal koristama peaks, aknaid pesema peaks ja nii edasi. Autot ka pole. Aga ma ei pea tegema näiteks ülevaatust, ei pea ka rehve vahetama, samuti võrdlema end kellegagi. No võt. See oli huvitav ka, et ma nägin hiljaaegu, et YouTube'is oli ka üks tüüp, kes siis mingi periood, kui elus väga hästi läks, ostis ka igasugused uhked autod omal kokku, vist tõstis mingi Ferrari äkki või Porsche või mingid kiired autod tõstis. Ja siis ta rääkis, kui suur peavalu nende autodega on, et kogu aeg peab neid hooldama, kogu aeg peab nendega sõitma, sest kui sa nendega ei sõida, siis pidurid hakkavad kriuksuma ja kui pidurid hakkavad kriuksuma, siis et kriuksust tahta saada, sa pidid neid jälle teenindusse viima ja siis hästi palju maksma selle eest. Et mul näib ka, et justkui nagu sellise üüratult suure nagu vara omamine ja kalli vara omamine on hästi ajaliselt kulukas, sest see kõik vajab ju tähelepanu, et sul ongi uhke maja, suur maja, uhke maja, ja see vajab ju tähelepanu, sa pead sellega tegelema. Või kui sul on, kas sellel on mõtet? Et sa ju vahetad oma aja lihtsalt mingisuguse asjaga tegelemise alla, mis
ma ei tea, kas isegi rõõmu toob, kui sa pead tegelema kogu aeg autopiduri kriuksumiste ja mingisuguste muude probleemidega. Kui see just nagu ei ole sinu teema, et kui inimene ongi autoinimene, tal meeldib putitada ja ise teha, see on tore, aga kui ta peab kogu aeg seda teenindusse viiba, tundub veits mõttetu. No. Anni ütleb, andke andeks, sattusin täna korralikult hoogu, rääkisin veel mõtetest, siis vabadus hakkabki sealt pihta. Rääkides veel mõtetest, siis vabadus hakkabki sealt pihta, kus me enam ei samastu oma mõtete ja tunnetega. Me ei ole oma mõtted ja tunded. Me oleme midagi palju enamat. Senikaua, kuni me samastume oma mõtete ja tunnetega, siis olemegi just kui vanglas, kust väljapääsu ei paista, kuigi väljapääs on nina all. See on järjekordselt väga õige tähelepanek, et sina ja ega ka mina ei ole need mõtted, mis meie pea sees käivad. Ega ka need tunded, mis meil toimuvad. Tunne on informatsioon, mõte on informatsioon samamoodi. Ta on lihtsalt nagu, no ta ongi info. Arvuti mõistes need ongi bitid ja baidid, mis jooksevad. Ja me saame oma mõtteid ja oma tundeid kõrvalt jälgida. Kes see siis jälgib neid? Sina jälgid neid. Kes see sina oled? Põnev. Aga see vabastab hästi palju, seda tasub praktiseerida. Et aru saadagi, et sa ei ole oma mõtted, sa ei ole oma tunded. Need on lihtsalt osa sinust, mis kannavad mingit infot. Aga oi, kui lihtne nende mõtete ja tunnete sisse on ära kaduda. Marve ütleb, iga salvas on midagi head. Nii on. Palju. Täna tuleb hoopis kommentaare nii palju sisukaid. Aitäh teile. Kaia ütleb siin, et annan ja aitan hea meelega teisi. Ka mulle on antud ja mind on aidatud. Elu on väärtuste vahetus. Andmine ja saamine ehk väärtuste vahetus. Kus pastakas on? Elu on väärtuste vahetus. See on päris hästi öeldud. Kuidas see töötab? Elu on väärtuste vahetus. Midagi marker, aga loodan, et see läbi ei tule. Tegelikult see on isegi palju sügavmõttelisem, et kui keegi küsibki, et mis asi on elu, siis me saame öelda, et elu on väärtuste vahetus. Sest ta ongi. Kõike saab ju, ossa risk. Selle üle ma pean kohe palju rohkem mõtlema. Tiia ütleb, et ma kukkusin kunagi mingis nõukogude vene ajaloo eksamil läbi ja siis õppejõud ütles, et tule järgmine kord eksamile, siis kui pole lõunaaeg, et tal on hetkel paha tuju ja kõht tühi. Oru ütleb, et rikkad kuulavad, loevad tähelepanelikult. Sealt võetakse neile oluline ja kasutatakse ära oma edu edendamiseks. Arvatavasti küll, jah. Anita ütleb, et olin nädala Vihulas, kus pole vett. Kanalisatsiooni ja koju tulles olen siga õnnelik. Kahjuks läheb see õnnetunne varsti üle. Inimene harjub ära, et ei ole võrreldavata. Et võrdluse ajaperiood on ikkagi lühikene. Aga siis on ikkagi mingisugune kogemus olemas. Maret ütleb, et ainult tugevad inimesed saavad raskustest tugevamaks. Paljud murduvad, sellepärast ka palju mentaalselt haiged inimesi. Tead, ma arvan, et see probleem on selles, Maret, et inimestel puuduvad teadmised ja oskused, kuidas raskustega hakkama saada. Et kui inimesed ongi üles kasvatatud või kasvanud sedasi, et nad ei pea raskustega tegelema ja neil ei ole nagu antud õpetussõnu, siis see raskus murrabki inimesi. Et selles on probleem.
ja noh, mingi protsent hakkab raskuste käes otsima lahendusi ja vastuseid, aga see protsent mul näib, et on päris pisike. Ja see on kurb. Oru ütleb, et raha ei pea teiste käsutusse andma. Investeerida saab iga isik ka iseseisvana. Teiste käsutusse andmisega on tootlus väiksem ja risk suurem. Ma mõtlesingi seda, et indiviid ise saab investeerida. Et noh, ma mõtlen, investeerimine ongi ju see, et sa annad oma raha kellegile mingisse ettevõttesse, mingisse investeeringusse. Ja siis noh, seal on mingid inimesed, kes selle rahaga hakkavad siis midagi ehitama või looma või toimetama. Et see oli mu mõte. No see oli selles raamatus ka, see Babyloni rikkam mees. Äge raamat, lihtsalt kirjutatud ja toredad mõtted. Et keegi hakkab sul tutvusringkonnas oma mingisugust ettevõtmist tegema, aga ei ole vahendeid, et omale tööriistu osta, aga tead, et ta on kuldsete kätega inimene ja ta saab oma tööga hakkama ja lihtsalt ütleski talle, et kuule näed, ma aitan sul olukorrast välja, aga lihtsalt see on minu säästud, et pärast annan lihtsalt natukene rohkem tagasi, et noh. Ja nii edasi, et see on hästi põnev teema on see tegelikult. Anja ütleb, et ma näiteks kleepisin täna kodu märkmepaberit täis, et valin õnnestumise. Ahah. Päris äge. Tubli. Maret, tere õhtust, hea on jälle õigel ajal kohal olla ja kuulata sinu seisukohta elust ja olemistest. Mul siin UK aeg 2 tundi nihkes taga. Ahah. No tere tulemast. Mis see kell on üldse praegu? UK-s on siis meil kell on 10:30 või? 11 jah, 10:30. Tiia, kui keegi ütleb sulle halvasti, siis ta peegeldab sind ennast. See on sinus endas olemas ja sellega tuleb tegeleda. Nii on. Marve ütleb, et tore on näha mõtlevat noort meest, respekt. Aitüma! Kaja, tore, et minu kommentaar, et elu on väärtuste vahetus sulle Keit meeldis. Elu on tõesti väärtuste vahetus. Me vahetame iga päev omavahel väärtusi, saame ja anname oma väärtuse teistele. Aga ta on palju suurem tegelikult, see väärtuste vahetus. Et taim ju vahetab ka väärtusi ja loom vahetab väärtusi ja planeet vahetab väärtusi ja kõik vahetavad väärtusi. Kõigele saab panna ju väärtuse sildi külge, et taime jaoks valgus on väärtus. Looma jaoks rohi on väärtus. Ja nii edasi see läheb, et kõik ongi nagu väärtuste vahetus. Ja nüüd ongi see, et kas see vahetuskaup on seda väärt. Ja nii edasi, see on põnev. See on, mis on elu on väärtuste vahetus. Saab nii lihtne olla. Elu tegelikult ongi lihtne. Väärtuste vahetus. Päris huvitav, aitäh. Veiko ütleb, et rikkaks ei tee sind pangakonto. Rikas oled siis, kui võid teha alati seda, mis sulle meeldib. Proovigid alati teha ainult meeldivaid asju ja alati rikkad. No võt. Like. Või tegelikult ma ei teagi, noh, et seda peab nagu mõtlema, et nagu mis on nagu meeldiv asi. Et võib-olla ikkagi inimene peaks proovima teha seda, mida ta tahab teha. Meeldivus annab jälle sellised, et kõik peabki justkui nagu mõnus ja tore olema, aga ennem ka tõin selle näite sellest külmast dušist, et see oli niisugune keha jaoks ebameeldivus, aga ütleme siis nagu see hingele suur kosutus ja meeldivus, et ma suutsingi seda keha panna tegema midagi sellist, mida ta ei taha teha. Saunas käimine samamoodi, et ega kehale see
kuumus nii väga ei meeldi, et topite mingisse väiksesse ruumi, kus on mingi igavest kuum ja siis sa veel viskad leili ka, et seda õhuniiskust ja kuumust veel üles saada, et tunda veel tugevamalt seda kuumust enda nahal. See ongi siuke väike suur ebameeldivus, et pärast tunda suurt mõnu. Aga noh, üldiselt see on mõnes mõttes küll, et noh, meile meeldivad asjad, mida me tahame teha. Et seal on nagu seos olemas. Marvi siin ütleb ka, et iga kord ei saa teha ainult meeldivaid asju, elus tuleb ju ka mitte meeldivate asjadega tegeleda. Veiko siin ütlebki, et just seda ma mõtlesingi, et tee seda, mida sa tahad teha, mis pakub sulle rahulolu. Ja üldiselt rahulolu ja meeldivus on nagu seotud. Et lihtsalt ongi see sõna meeldivus on selline pehme maik juures, et toit peab alati maitsev olema. Ja nii edasi. Tegelikult ei pea. Nii, vaatame, kas mul siin veel midagi kirjas. Vaatasin, et kuidagi nii nähtamatult on juba tund 16 minutit läinud, et see on nagu vist kõige kiiremini läinud saade, mis mul üldse on. Tore on teiega vestelda, aitäh! Ma mõtlengi, et võib-olla siis jätangi ülejäänud järgmiseks korraks. Äkki leian mõne pärli veel. Siin... Nii. Ei leidnud praegu rohkem. Vaata, mis te siin labisenud olete ja võib-olla tõmbamegi täna siis otsa kokku, et kell on juba nii palju, nii ruttu. Oru ütleb, et inimene peab suutma oma tahte maandada kus see nüüd hüppas mul see? Ehk täita, siis tuleb ka õnnetunne, aga eelnevast lähtuvalt ei pruugi tahted alati heasoovlikud olla ja see ei pruugi õnne väärtust ju kahandada. Ma nüüd ei saanud aru, inimene peab suutma oma tahte maandada ehk täita. Ja, seda küll. Kaja ütleb, et juhul kui olen mõnikord närvis, ütlen endale, mina valin nüüd rahu ja rahunen nagu klõpsti maha. Me saame alati endale ise tuju valida. Valida, kas me oleme närvis või rahulikud, õnnetud või õnnelikud. See tähendab, kõik oleneb meist endist, aga tihti ma nagu ei tule ise selle peale. See on tegelikult hästi õige idee, mille sa välja tõid, sellepärast, et ega see rahutunne ja õnnetunne ja rikkuse tunne ja igasugused muud tunde, mis me endi sees on, see tunne tegelikult on ju mingit sorti keemia. Oma olemuselt, füüsilises kehas. Ja me saame ju seda muuta. Ja näed, Kajal teinekord piisabki sellest, kui ta valibki, et nii, mina olen nüüd rahu. Et ta kirjutabki üle selle, mis iganes asi tema sees pulbitseb ja siis maandabki selle, et seda peaks täitsa teadlikult praktiseerima. Aga nagu ma kohe ennist siin ju ütlesingi, et selle jaoks, et hakkama saada pingeolukordade ja raskete olukordadega, tuleb ennast viia pingeolukordadesse ja rasketesse olukordadesse, et ma ei teagi. Et peale saadet ajan ennast tigedaks ja siis proovin ennast teadlikult ümber häälestada rahulikuks.
aga jah, see on õige küll, et ennast nii saab teha. Maret ütleb, et elame materiaalses maailmas. Raha annab meile lihtsalt rohkem võimalusi tegeleda meeldivate asjadega. Kui rahakott ja kõht tühi, ei ole mingit võimalust millegist meeldivat leida. Tead, see on kuidagi peas kinni. Ma tean, mis tunne see on, kui on rahakott tühi ja kõht on ka tühi. Mõlemad on tühjad, mõlemad kotid on tühjad. Ja minu arust, ma ei oska seda seletada. Aga see ei ole reegel, sest mul endal see töötab teistmoodi, et kui rahakott on tühi ja kõht on ka tühi, siis kuidagi mõistus läheb eriti selgeks ja asjadega tegelemine muutub meeldivamaks. Mingite asjadega tegelemine. Aga nojah, et kui sul on kõht tühi ja sa tead, et sa pead mingi asja ära tegema ja selle tegemise tagajärjel kõht saab täis, küll see siis meeldivaks muutub. Sest sa näed seda lõpptulemust, võib-olla. Marvi vastab siin Kajale, et ma ise kunagi kasutasin sellist võtet, et kui närv mustaks läks, siis lugesin mõttes 10, selle ajaga suudab ka hästi maha rahuneda. See on päris äge ja tegelikult see ongi vist osa nendest ju igast hingamispraktikatest asjadest, kus sa võtadki, minu arust see aeg pidi pikem olema. Mäleta, mis ta oli, et see oli äkki 90 sekundit. Et 90 sekundiga saab inimene siis ennast ümber häälestada. Umbes 90 sekundit oli see äkki. Ma panen selle kirja, ma katsun selle välja uurida. Seda oleks endalgi vaja teada. Üks teine asi, mis ma teada sain hiljaaegu oli see, et teinekord kui tunned, et oled hästi närvis ja ärevus on hästi suur, siis paned oma nina kinni ja proovid ja suuga kinni ja proovid nagu nina kaudu välja hingata samal ajal, kui sa kinni hoiad. See tekitab sellise ülerõhu sinu sees ja selle ülerõhu tulemusel mingi keeruline protsess, mis inimese sees käib. Keerulise protsessi tulemus on see, et ärevus on võimalik alla tõmmata. See on natukene nagu sarnane efekt, kui sa paned ärevale inimesele selle paberist koti suu peale, et ta tekitab midagi, mida ma ei oska kahjuks seletada, aga ma tean, et see töötab. Ja mitte kaua, võid lihtsalt ja proovid nagu välja hingata samal ajal, et hoiad seda rõhku nagu üleval. Mitte nagu hullu moodi, vaid parajalt ja siis tunned, kuidas tõmbab nagu rahulikuks ära. Siuke lihtne trikk. Neid trikki on veel mingisugused. Oota, ma pidin kirja panema. Kaua ümber häälestumine aega võtab. Minu arust oli see 90 sekundit, aga ma täpselt ei mäleta. Nii. Kui kaua võtab aega? Nii. Marv ütleb, et Kaja, see sinu ütlus, et ma valin rahu on väga hea, hakkan kindlasti kasutama. Kõik valivad siin. Et Kaja valib rahu, Marvi hakkab ka nüüd rahu valima, Anni valib siin, et tal kõik asjad õnnestuvad. Et siuke teadlikkuse moment on, et nii, ma nüüd valin, kes ma nüüd olen ja mis ma nüüd teen. Maret ütleb, et oled tore noormees, lihtsalt provotseerisin. Eks sellises olukorras võtta aeg maha ja minna Tiibetisse kaljunukile mediteerima. Küll sealt leiad olukorral lahenduse. Oota, aga millele? Jah.
ei no aga mediteerides sa ei leia lahendus sellele, et sul kõht tühi on. Mediteerides sa saad aru, et sul võib-olla ei olegi süüa vaja. Ja siis sa oledki mingisugune oledki munk, kes ei söö enam päiksest või millised need igasugused need variandid seal on. Et selles suhtes mediteerimine kõhtu täis ei tee minu teda. Aga ei, see, no võt on ju. Nii, Kaja ütleb, et varem kasutasin minagi seda 10 lugemist. Marve ütleb Kajale, et see emade nipp siis laste peale ei kisa. Ahah. No võt. Kuulge, kui vahva, 1,5 tundi. See tuli nii ootamatult ja nii kiirelt, et aitäh teile. Hästi tore oli. No täitsa ei saagi aru, kuidas see aeg nii ruttu läks. Et siuke täitsa nagu vestlusõhtu. Eks ma varsti annan ka teada, millal me väikse kokkusaamise teeme. Tõesti mõelnud ja nii edasi, et ma tahaks midagi ka ette valmistada. Selle jaoks, et midagi rääkida. Et see uudis on tulemas millalgi. Aga seniks rahulikku õhtut teile või tere hommikust, kes hommikul seda saadet vaatavad. Et oli tore ja kohtumis reedel. Tšau. Ega siis peegli peale tuleb see tekst panna, et mida ma täna külvan. Üleval võiks ka olla, mida ma täna külvan ja all mida ma täna lõikasin. Peaks mõtlema. Tšau!